Jälle on üks ilus päev Soomes algamas ja kui enam metsas ringi katsata ei viitsi, siis on põhjus tulla järve peale. Oleme Saimaa järve peal ja mida siin järvel teha saab? Aga saab teha teoks ühe Teedu ammuse unistuse, milleks on parataiving. Teet? Parasailing. Parasailing, Kristjan. Mis see tähendab? Mootorpaat kihutab mööda järve ja mind tõmmatakse langevarjuga järve kohale mitmekümne meetri kõrgusel õhku. Päris hea. Vaata, kui turvaline kõik on. Rakmed, karabiinid, kõik töökorras. Päästevest seljas, isegi kui potsotan vette, siis jään ilusti veepinnale ulpima. Ja ma mõtlen, Kristjan, ütle, kas sa üldse... Ei, on vastus. No mis mies sa oled? Kuidagi huono mies. Ja nüüd lõpuks ongi käes see hetk, kui Teet läheb selle suure langevarju külge, ta pannakse sinna kinni, paat võtab tuurid peale ja aeglaselt Teet läheb meie juurest eemale. Teet, kuidas on? Võimas! No ikka väga võimas! Mees on taeva all, nii kui luik. Ja tõesti tundub siit alt vaadates vähemalt, et nagu mingit sellist rabelemist. Nüüd anti korraga kõvasti seda trossi järele ja Teet on tõusnud juba, ma arvan, üks paarikümne meetri kõrgusele taeva alla. Ja mis saab ilusam olla, kui niimoodi mööda sellist kaunist järve sõita ja vaadata seda loodust siin ümber ringi. Tunda ennast mõnusalt ja lihtsalt nii-öelda chillida seal üleval. Lahe oleks muidugi see ka, kui saaks veel värvilise joogi sellise väikse vihmavarjukesega siin üles kaasa võtta, aga noh, ütleme iga asi omal ajal. Vaata, kurat, see võib päris... Oi, kui karm tal olla. Vaata nüüd. Oi, vagan. Kurvi peal on kõige hullem. Mootorpaat võtab natuke hoogu maha. Langevari hakkab kohe langema. Ja siis pannakse hoogu juurde ja see tõmbab ta uuesti taeva alla. Nii et tegelikult ei ole see lihtsalt niisama hõljumine, vaid nagu Ameerika mäed. Aga et uuesti Teedul paati õnnestuks tulla, selleks läheb aega 3 minutit, et see tross uuesti tagasi kerida. Nii et suht koht siha saab ta uuesti siia tagasi sisse. Nagu hõljudes maandus Teet siia keskele. See oli päriselt super. Oli küll. Alguses oli isegi väike ikkagi siuke, noh tead ise, ebamugavustunne, pole ju harjud esimest korda. Aga kui sa kord ennast seal lõdvaks lased ja usaldad oma rakmeid ja seda trossi, mida tuleb teha, siis see on suurepärane. See vaikus, need vaated, see on fantastiline. Ühesõnaga, suurepärane kogemus. Ma soovitan kõigile parasailingut. Mina tegin seda oma elus esimest korda ja ma ei kahetse. Ma teen seda kunagi veel. Paadi pealt maas ja nüüd aeg teha väike nakki, aga üks viktoriini küsimus sul ikkagi enne. Mitut saart sa nägid? Mis sa arvad, mitu saart selle suure järve peal on kokku on? Ma nägin, neid oli palju. Mitukümmend. Mitukümmend? Teet, sõbrake. Siin järve peal on kokku 14 000 saart. Kujutad, et 14 000. Eestis on umbes 1500 saart ja Saimaa järve peal on 14 000 saart. Aga nüüd me võime ise kuskil grilli peal proovida mingit vorstikest keerutada. See pole see. See, mis siin grilli peal praegu on, see on ehe Soome vorst. Niimoodi käib asi, näete, panete siia peale. Igal pool omad kombed ja siin Saimaa järve peal on Saimaa hot dog, näeb välja selline sai, selle peal siis selline vorst ja loomulikult nii nagu kõik reklaamist mäletavad, toinen on tämä Turun sinappi ja toinen... Vorstid söödud ja nüüd õige hetk tegeleda ka sportlikuma eluviisiga. Näiteks vibulaskmine. Minule väga meeldib vibulaskmine, sellepärast, et olen oma lapsedki isegi seina äärde pannud õuna pea peale ja proovinud nendel seda õuna tabada. Ja nüüd siin palun väga sujuval viirutusega. Jänes. Läks jänese pihta. Ei mennyt vete. Tõsi on. Se oli hyvä. Läks saare pihta nagu... Kurat. Nüüd läheb 10. Oppa, sa tahtsidki sinna või? Ma tahtsingi sinna saada, aga läks märk laua pihta. Teet, pane paremaks. Nii kaua, kes siin?
Peab ütlema, et Teet on tõesti kiire õppija. Minu pealt vaatas, mismoodi lasta ei tohi ja tegi ise kõik paremini, nii et 12 punkti saadud minu 0 vastu, nii et tubli Teet. Loomulikult, kui oleme Soomes, siis proovime ka Soome maitseid. Mõned neist on muide tuttavad meile ammustest aegadest. Noh, mehukatti. Kes ei mäletaks mehukatit? Kork pealt maha ja Teet, sinu terviseks. Ma mäletan, et seda üks selline kanister valati 1 ämbri vee kohta. No kuidas oli? No päris hea. Et sellise mehukati kõrvale midagi tumisemat saama, siis Soomes on põhiliselt 2 vorsti, mida kindlasti tasub järele proovida, kui Soome tulla. Üks on nendest on lauandai makkara ja teine asi on kindlasti sininein lenki. Arvate, et Soome vorst on hea? Eksite need. Nii et väga hea selline jahumaitseline asi, lihalaadne toode. Kui me juba Karjalas oleme, siis mitte lihtsalt Karjala piirakaid, vaid kartulipirukaid. No, nagu kartulipirukas. Nagu kartulipirukas. Ja on olemas ju loomulikult ka selline kangem kraam, ehk siis tosi tulinen sinapi. See on nüüd tõeline selline põrgu eesvärab, võiks öelda. Noh, kui see nüüd on tosi tulinen, siis ütleme, et siis Põltsamaa sinep on lihtsalt nagu tosi vahva tulinen. Ja kui juba Soomes olete, siis ikka rõngas leiva proovige. Selline korralik rukkileib. Hea, see on üks paremaid asju üldse, mis siin Soomes saada on. Nii, kõik, kes Soomes käinud, teavad Turkis peber, selline mõnus, selline kõva komm, pistad suhu ja närid. Kui üks asi olla halb ja jõuda maitsega, siis on see Turkis peber igal juhul. See tuleb nina vett jo, see on nii kange kraam. Aga juba lapsepõlvest alates söövad soomlased sellist pehmet lagritsat. Mina ei tea, ma arvan, et need on ainukene rahvus maailmas, kes sellist asja sööb ja teeb kõll. Juba proovisin enda oma ära. Ja kuidas maitses? Ei maitsenud. Aga hea küll. Lähe edasi. Nii, on võimalik lagritsa maitselist šokolaadi saada, pastillid leiona ja kõige kõvem pastill, mis saab Soomes üldse olla, on sisu. Ja selline asi nagu lagritsa jogurt ei ole mina elus proovinud, aga kindlasti tasub ära proovida. Nagu see on üllatavalt hea. Polegi lagritsa maitsega või? Ma ei tea, mul on see lagritsa suus küll, aga kuule, väga hea. Võt see on väga hea. Kõik asjad Soomes põhimõtteliselt on lagritsaga tehtud. Nii ka see Koskenkorva salmiakki, lagritsa naps. Kas te kujutate ette buketti suus, kus on kange turu sinep, jahune vorst, tükk lagritsad ja jogurt. On elus paremaid asju olnud, aga paljudele eestlastele väga selline omaks saanud asi juba mintu. Oled sina teed kunagi mintu proovinud? Ei ole proovinud. See on siis puhtalt piparmündi naps. See on 50 kraadi. See oli nagu magus kommijook. No just. Ettevaatust sellega. Aga nüüd, kallid sõbrad, musta makkara. Kristjan, mis see on? See on eestlastel täpselt sama asi, põhimõtteliselt verivorst. Suurepärane, natukene rohkem jahusem ja tummisem kui meie oma. Aga loomulikult lõpetuseks, enne magama minekut, tuleb hoolitseda oma hammaste hügieeni eest. Täpselt. Ja selleks on igalühel omad vahendid. Kristjanil jenki nätsu. Närid seda jenkit, mis sa närid, aga suhu tuleb ikkagi kuskilt kaugelt lagritsa maitse. Väga veider tunne. Nii et meil algab õhtu, teil aga tuleb oodata järgmist osa.